Me võime alustada esimesest küsimusest, et kas tõepoolest siis piisab üldkoosoleku otsusest, et kaamerat paigaldada. Ja tõepoolest piisab, et lihtsalt oluline on see, et on otsustusvõimeline üldkoosolek, kes on siis selle otsuse vastu võtnud ja oluline, et enne otsustaks siis ühistu ühiselt, et mis on ka need täpsemad reeglid, kuidas me seda kaamerat kasutame. Mitte ainult see, et hääletame, kas me oleme nõus, et kasutame, vaid et kuidas me seda ka kasutame, et ka see peaks olema ühine otsus ja arutelu. Ja et mis siis saab nendest liikmetest, kes sellega nõus ei ole, et see on tegelikult, see on täpselt samamoodi nagu iga teine üldkoosoleku teema ja vajadusel siis ikkagi ainus on ilmselt siis see kohtuvaidlusvõimalus, et kindlasti on neid, kes ei ole mis iganes muude teemadega nõus, et sellel on tavaline vaidlustamise kord. Aga kuniks kaamera osas on üldkoosolek ikkagi hääletanud ja otsustanud, siis me loeme, et ühistu on võtnud vastu otsuse, et ta võtab vastu ka selle vastutuse ja hakkab seda kaamerat kasutama. Ja see omavoliliselt inimeste enda pandud kaamerate teema on väga läbivalt läbi käinud teema. Me oleme ka ühes oma artiklis kokku kogunud erinevaid kohtulahendeid ja soovitusi ja mõtteid, kus korteriühistu saab ise reguleerida seda, näiteks oma sisekorras, mingis käitumiskorras, et omavoliliselt ei või kaameraid üldse paigaldada. Aga see eeldab seda, et see peab olema üldkoosolekul otsustatud, nii reguleeritud ja seal saab ühistu ka vastu võtta selle otsuse, et näiteks kui juhatus võtab ühendust paigaldajaga ja ta ise neid kaameraid maha ei võta, siis võib juhatus need demonteerida. Siin on ainus oluline asi on see, et ei tohi kellegi vara rikkuda ja peab selle talle tagastama. Et see tuleks lihtsalt läbi mõelda, et kui see on probleemiks ja teemaks, siis see on see variant, mida ühistu tegelikult ise saabki oma suhetes reguleerida. Nii. Ja mis tingimustel võib üldkoosolekut häälsalvestada ja siis kas või videosalvestada. Et see on ka tegelikult selline hästi siseteema, et tegelikult samamoodi soovitan panna üldkoosolekul otsustusele, et kuidas meie teeme. Et see on tegelikult iga ühistu ise otsustab. Et kui selle eesmärk on tõepoolest see, et oleks hiljem lihtsam protokollida, siis see on väga mõistlik, et miks mitte. Küll aga soovitan siis valida juba häälsalvestuse, kui ei ole mingit väga mõjuvat põhjust, miks see peaks olema ka videopilt. Et ma kujutan ette, et osades väga-väga vaidlevates ühistutes võib-olla ka see videopilt annab hiljem mingisuguse lisaväärtuse. Küll aga mu esimene vastus on see, et ma videol siin tegelikku vajadust ei näe. Ehk siis võiks valida ikkagi häälsalvestuse ja kui eesmärk ongi ainult protokolli koostamiseks, see tähendab seda, et kui protokoll on koostatud, pärast seda peaks sellega kustutama. Ja muidugi on alati parem, kui ühistu ise kogu seda asja reguleerib ja teeb, sest alati on neid teisi, kes ma ka lindistan. Et seetõttu on parem võtta selline ühine otsus vastu ühiselt siis üldkoosolekul, kas me lindistame ja miks me lindistame. Ja nii, kui on nüüd seal koosolekul keegi, kes ei ole ühistu liige, see tähendab, et peaks olema siis, üks variant on see, et kui ta on volitatud isik, siis ta tegelikult tol hetkel ongi liige, ehk siis ta esindab liiget. Et selles osas on tal ju samad õigused anda see hääl ja näha kõike seda, mis seal toimub. Et ma ei tea nüüd, et keda nüüd on mõeldud, kas see on lihtsalt a la pereliige, kes on veel kaasas. Et siin ma täpselt ei saa aru, keda on küsimuse juures mõeldud. Küll aga alati siis võib ju anda võimaluse vältida selle video peale jäämist. Et mis ongi väga mõistlik, et kindlasti on veel neid, kes seda ei soovi. Ja üldiselt, nagu ma ütlesin, et ma seda videosalvestamist ei soovitaks valida, et kui on häälsalvestamine, siis peale jäävadki need, kes tegelikult, kellel on vaja oma hääl seal öelda, midagi kaasa rääkida.
nii, võtame siis järgmise küsimuse. Nii, kas meil tuleb järgmine küsimus? Ei tule veel, ma võtan ise siis, et kas korteriühistu peab siis võimaldama salvestistega tutvumist? See on nüüd selles mõttes üks väga hea küsimus, et kui ühistu juba otsustab, et me kaamerad paigaldame, siis tekib tegelikult ka kohustus võimaldada enda andmetega tutvumist. Et see on tegelikult isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 15 tulenev õigus. See on selline natuke ebamugav õigus, et igal isikul on see õigus olemas ja see tähendab seda, et see, kes töötleb ja filmib, et ta peabki siis suutma nagu teised kõik ära hägustada, kui ei ole nende nõusolekut ja andma siis see videosalvestis ainult sellest isikust välja. Et see on nagu selline asi, mis peaks hästi panema mõtlema selle üle, et kas me tahame üldse nii pikalt neid salvestisi säilitada. Et see tekitab nagu selle säilitamisega nagu sellise teatava tasakaalu, et kuna on selline ebamugav kohustus, on ju inimeste teadlikkus järjest kasvab, kindlasti on neid, kes siis ikkagi jälle tahavad võib-olla tutvuda, et siis see salvestamise aeg ei oleks nii pikk, et kui see ongi paar nädalat, siis tõenäoliselt ta võib-olla ei jõuagi selleni. Ja siin on nüüd see, tegelikult ei ole selles mõttes vahet, kas see on ühistu liige või elanik, et mõlemal on täpselt võrdne õigus enda andmetega tutvumiseks. Ehk siis nüüd ongi see järgmine küsimus, et kas ka peab väljastama sellest salvestisest, tähendab sellest mingi väljavõtte sellest videost, et alati me soovitame kõigepealt, et pakkuge mingit tutvumisvõimalust, küll aga seaduse järgi on õigus saada ka koopia sellest. Ja enda isikuandmetega tutvumise osas on 30 päeva jooksul kohustus vastata. Ükskõik mis töötlejal, see hulgas ka siis korteriühistul, kes on tegelikult ka juriidiline isik ja ka andmetöötleja. Kui korteri omaniku vara on jäänud videosalvestusele, see oli selles mõttes oli huvitav küsimus, et ma ise jäin nagu mõtlema, et tõenäoliselt ikkagi huvi ilmselt paikneb milleski muus, on ju, et mis selle varaga juhtus, et kes on see isik, kes siis nagu selle vara, ma ei tea, omastas või midagi sellist, et ma ei teagi, kas sellist juhust nagu on, et ainult vara tahaksin vaadata. Ja seda otseselt seadus ei reguleeri, on ju, et oma varaga tutvumise õigust ei ole, vaid et on just õigus enda isikuandmetega tutvuda. Et seetõttu see on selline, võib-olla küsimuse esitaja saab hiljem meile täpsustada, kas tal oli mingi täpsem mõte, mis ta selle vara all mõtles. Ja milline siis peab olema teavitussilt? Teavitussildi osas me oleme koostanud tegelikult ka teavitussildi genereerija. Et oleks tõesti igale ühel väga lihtne seda kasutada, et ei peaks ise välja mõtlema, kuidas siis see peaks olema. Et see on nagu üks asi, mida ma ühistutel kindlasti soovitan kasutada. Et siis on teil kindlasti nõuetekohaline silt ja seal on 4 andmevälja, mis on siis tegelikult kohustuslikud, mis siis peaks olema sinna kantud. Ehk siis tegelikult me tahame teada, kes on töötleja. Meil on kindlasti vaja teada, kelle kaamera see on, mis on õiguslik alus. Enamasti turvakaamerate õiguslik alus on õigustatud huvi. Et teie puhul ongi õigustatud huvi on tegelikult ainus seadusest tulenev alus, mida saab kasutada ja mis on eesmärk. Et eesmärk enamasti on siis varakaitse, isikute kaitse ja õigusrikkumiste tuvastamine. Et see eesmärk on jäetud selles mõttes laiaks loeteluks, et sinna võib midagi veel tulla, kuigi enamasti ei peaks tulema. Ja siis 4. on viide siis tegelikult kogu sellele muule osale. Me nimetame seda mõnes osas andmekaitse tingimustele. Ehk siis tegelikult see andmekaitse tingimused sisaldavad siis ka kaamerate kasutamise korda ja iga ühistu peaks, kes kaameraid kasutab, peaks nagu eelnevalt selle korra tegelikult ka valmis tegema ja enda jaoks kehtestama. Ja see oli see sama asi, et ma ütlesin, et tegelikult see kord peaks juba üldkoosoleku otsusest läbi käima, et me otsustame, et nii kaua me salvestame,
kellel on siis reaalne ligipääs salvestistele, a la nagu sellel juhatuse liikmel või kõikidel juhatuse liikmetel, et see peab olema seal samas korras kirjas. Ja kes iganes tahab tänavalt tutvuda, et palun teie korda, siis te peategi olema valmis seda talle esitama. Ja ühistute puhul, kuna ma tean, et enamikel ikkagi kodulehte ei ole, siis me olemegi pannud näidisesse, et te võite panna sinna, et sellelt meiliaadressilt saate siis küsida ja tutvuda selle korraga. Nii, kui see valvekaamera jälgib naaberkinnistut, et kas peaks siis seda naaberkinnistust teavitama? Et see on selles mõttes on huvitav küsimus, et tegelikult see ei ole nagu nii, et ma võtan nõusoleku, et kas naabrid on nõus, et ma neid filmin, et kui on tegemist õigustatud huviga, siis see tegelikult tähendabki seda, et ma ei võta mitte nõusolekut, vaid ma kaalun, kas minu õigustatud huvi on suurem kui selle teise poole õigustatud huvi. Aga üldiselt naaberkinnistute filmimine ei olegi, selles osas ei olegi õigustatud huvi täidetud. Et see ikkagi filmimine peakski jääma enda kinnistu piiridesse. Mingid teatud põhjendatud juhtudel võib olla, et ka mingi avaliku ala filmimine mingis osas on põhjendatud, kui just seal on mingid asjad toimunud. Kuskil oli vist näide, et just seal tänava poolt on keegi õhupüssiga tulistanud korterit akende suunas. Et mingitel juhtudel võib olla see avaliku ala filmimine tõepoolest ka õigustatud huviga. Küll aga naaberkinnistute osa ma ei välista, aga tuleb väga siiralt läbi mõelda, et mis on need eelnevad juhtumid, miks see naaberkinnistu ala peaks ka asja peale jääma. See kaamerate kasutamise kord, sellest ma natuke juba rääkisin. Ma lihtsalt võib-olla räägin nagu üle selle osa, et määrus kohustub, et kõikidel töötlejatel peaks olema andmekaitse tingimused. Selleks, et mitte ajada teid kõiki segadusse, mis asjad need on. Selleks me oleme ise ka võtnud seisukoha, et need ühistud, kes reaalselt kaameraid kasutavad, siis nemad peaksid neid omama. Aga need teised, kes ikkagi ainult üsna sisemiselt andmeid töötlevad, siis meie uste taha ei lähe ja neid nõudma ei lähe. Ehk siis need andmekaitse tingimused peaks üle mõtlema need ühistud, kes kasutavad valvekaameraid, kuna siis toimub juba ka kolmandate isikute andmete töötlemine. Just nagu seetõttu on see vahe tegemine. Üks selline konkreetne kiri ühel päeval tuli mulle. Ja mina küll talle vastasin, aga mõtlesin, kuidas sina käituksid. Et üks korteriomanik paigaldas trepikotta ja autoparklasse kaamerad, 2 valvekaamerat. Ja ega väga ei oltudki selle vastu, sellepärast, et oligi seal olnud sissemurdmisi, politsei väljakutsumist ja pigem ta siis nii-öelda valvas kaamera näitas nagu tema autopilti, kus tema auto seisis ja ka nii-öelda koridori. Ja nüüd tekkis siis selline olukord, et ühel hetkel tuli ühistu kokku ja otsustas, et paneme tegelikult rohkem kaameraid ja paneme terve maja nii-öelda ilusti valve alla sildid värgid ülesse, et tagada siis turvalisust, kuivõrd ikka oli seal kuskil võõrastel autodel kriipimisi, välkimisi, kuskil oli sees käidud. Ja nüüd tekkis selline huvitav küsimus, et kas nüüd see inimene, kes oli oma 2 kaamerat sinna paigaldanud, kas temal on mingi alus näiteks suhelda ühistuga ja ütelda, et te panete näiteks 4, tahate 6 kaamerat panna, et olge hea, ostke näiteks minu kaamerad ära või rentige minu kaameraid, sest mina olen nad juba sinna pannud ja siis ühistu peaks näiteks 4 kaamerat juurde ostma või ühistu võib keelduda, et jah, suur tänu, et te pakkusite, et need on teie kaamerad, meie teie omasid ei taha osta, meil ei ole ka mingit kohustust osta, vaid me ostame kõik uued 6 kaamerat ja nüüd tekib järgmine olukord. Siis milline peaks olema see mõistlik tähtaeg ja kas üldse on tähtaega kuskil tulenevalt, kui näiteks see inimene siis peaks tema paigaldatud kaamerat maha võtma. Et siit võib tekkida vaidlus, et ühist ütleb, et tema neid kaamerad ei taha, omanik ütleb, et need on väga head kaamerad, mina tahan, et need kaamerad siin oleks ja kuidas nüüd siis edasi minna. Et mis siis inimene peaks tegema või ütlema, et ja kui kiiresti peaks need kaamerad maha võtma?
no selle peaks siis ühistu ikkagi ise ütlema selle tähtaja, kui kiiresti maha võtta, et tavaliselt kui ongi reguleeritud, et omavolisi kaameraid ei või kasutada, siis ma soovitan panna juba ka see tähtaeg, et mis aja jooksul pärast juhatuse pöördumist peaks nad siis demonteerima. Et ega siin nagu sellist mõistlikku nagu sellist 30 päeva on selline, et selle aja jooksul ikka vast jõuab, on ju. Et pigem nagu see on siuke hästi hinnanguline, et ja muidugi ega ei saa ju keegi nõuda, et ühistu midagi ära ostaks minult, et ma võin ükskõik mida muud ka pakkuda ühistule, et see on selline siuke võlaõiguslik suhe, et iga osapool ise otsustab, mida ta kellelt soovib osta, et pakkuda ikka võib, aga ega ostmiskohustust ju muidugi ei ole. Et see ei ole ka enam nagu andmekaitse teema, aga Ja, et võib-olla ka üks selline nagu mõte, et kuidas te nagu sellesse suhtute, et kui nüüd see ühistu teeb nagu ettepaneku, et palun viige oma kaamerad siin 30 päeva jooksul ära ja inimene ei vii ära. Et milline oleks nüüd nagu kõige efektiivsem menetlus või vahend, et need kaamerad sealt saaks ära võtta seaduslikult, et nad ei eksisteeriks enam seal maja peal. Et võib-olla see on ka oluline teema, mida inimesed teaksid. no siis ongi, saab selles kas siis sisekorras kokku leppida, et pärast seda, kui juhatus on andnud käsu, ei ole selle aja jooksul täidetud, siis juhatus korraldab ise demonteerimise ja hoiustamise. Nii kaua veel hoiame, kui järele ei tule, siis läheb utiliseerimisse. Näiteks mingi selline, et kõik need järjest etapid võib-olla enne läbi mõelda, et ei tekiks see, et omanik läheb politseisse, et on varastatud ja kõik muud nagu sellised varalised nõuded, mis tegelikult võivad tekkida. Et lihtsalt oluline on mitte seda vara kahjustada selle eemaldamisel ja anda võimalus alati, et palun võtta tagasi, see on sinu vara, et ega ühistu seda päris omastada ei saa, jah.